Tere tulemast vaatama Peaasja vitamiiniminuteid. Sellel nädalal on meil fookuses positiivsed emotsioonid. Ja ma kutsun sind midagi kohe kaasa tegema. Ole hea, too üks väike kerge naeratus oma huulile. Niimoodi, et ainult sina tead, et sina naeratad. Et sa natukene tõstad oma suunurkasid üles poole. Ja lihtsalt tunneta seda, mis tunne see on. Võib-olla soovid isegi silmad kinni panna, kui sul on kerge väikene naeratus näol. Võib-olla isegi märkad seda natuke levimas, laienemas. Võib-olla tunnetad seda isegi oma silmanurkades. Sa võid lubada sellel sisemisel naeratusel levida ka oma rinda. Võib-olla tunnetad seda just kui su süda naerataks. Ja see on seda sorti sisemine naeratus, millega sa tervitaksid ka oma head tuttavat, keda sa pole ammu näinud. Aga praegu naeratad sa iseendale, kõigele endas. Võib-olla isegi sellele raskusele, mis võib sinu kogemuses olla. Aitäh, et sa tegid seda väikest harjutust kaasa. Ja see on üks väike nipp, mida saad ikka ja jälle enda kasuks tööle panna. Isegi väga-väga rasketel aegadel, kui meil on võimalus korra ühenduda sellise positiivsusega, elurõõmuga, lootusega meis, on nendest rasketest aegadest kergem üle saada. Ja võib-olla oled ka sina oma elus kogenud seda, kuidas selline negatiivsus võib nii kergesti võimust võtta. Neuroteadlased räägivad sellest, et meie aju on negatiivsuse poole lausa kaldu. Nimelt, me toimime justkui teflonpann heale. Tore oli, tuli läks, aga nagu takk ja pael halvale. Me takerdume sinna külge. Ja kas see pole mitte loomulik? Võib-olla oled isegi enda elus kogenud seda või näinud teisi seda kogemas. Näiteks saades tagasisidet oma tööle või õpingutele ja sa saad kuulda võib-olla 8-9 väga head asja, kiitust. Ja siis on see üks asi, mis oleks su arengukoht. Ja mis sa arvad, mille ümber hiljem sinu mõtted keerlevad. Niisiis meile on olnud evolutsiooniliselt vajalik märgata oma ümbruses ohte, olla valvas. Seda on olnud vaja meile selleks, et me jääksime inimestena ellu. Ja see ohu märkamise võime on meil väga hästi arenenud. Ja me peame ekstra võib-olla pingutama ja tegema midagi selleks, et märgata oma keskkonnas ka seda, mis on juba hästi. Sest meie ohusüsteem töötab pidevalt ja seirab. Ja seetõttu võib-olla ongi niimoodi, et sina küll tahaksid võib-olla puhata või minna lihtsalt mõnusale jalutuskäigule, aga mõistus ikka tegeleb veel probleemidega, ikka tegeleb veel vastuste otsimistega küsimustele. On üks imeline tehnika, mille autor ja soovitaja on neuroteadlane Rick Hanson. Ja see on selline hea tehnika, mis koosneb 3 väikesest sammust. Need on lihtsad sammud, ma seletan sulle need kõigepealt ära. Esimene samm on üldse see, et märgata head. Üldse panna tähele seda, mis on juba selles hetkes hästi. See on esimene samm. Teine samm on natukene pikendada seda head tunnet, seda head kogemust, võib-olla mõne hingetõmbe vältel. Ja 3. samm on kogeda seda üle oma keha. Mina nimetan seda justkui selleks, et sa imbud sellest kogemusest läbi. Sa lased sellel toimida mõni aeg. Ja kui sa niimoodi teed, siis sa kindlustad seda, et see sama mööduv, selline meeldiv kogemus saaks nagu lisainvesteeringu. Need samad neuronaalsed ühendused, mis tol hetkel sinu ajus on aktiivsed, saavad lisainvesteeringu. Ja see tähendab seda, et selline emotsionaalne seisund saab sulle lihtsamini kättesaadavamaks ja sa saad seda tihemini oma elus kogeda. Aga teeme seda kohe. Proovime järgi, kuidas põhimõtteliselt see tehnika käib. Ja see on selline harjutus, kus ma kutsun sind midagi ette kujutama. Ja tavaliselt on ette kujutada lihtsam siis, kui sa sulged oma silmad. Kui see on sulle mugav, ole hea, võid oma silmad sulgeda.
Ja ma palun, et sa korra mõtleksid kellegile, kes on sulle armas ja kallis ja kellega sul on käesoleval hetkel sellised muretud ja kerged suhted. See võib olla mõni su pereliige, lemmikloom, hea tuttav, mõni inspireeriv tegelaskuju. Ja kui sa teda endale ette kujutad, võidki kujutleda, kuidas ta on sulle päris lähedal, kuidas te vaatate teineteise poole, sa näed tema silmi. Ja vaata, mis juhtub siis, kui sa seesmiselt pöördud tema poole ja lihtsalt ütled tema nime. Mõned korrad lihtsalt lausu tema nime. Ja ole hea, vaata, mis juhtub siis, kui sa nüüd ütled talle aitäh. Aitäh. Võib-olla aitäh selle eest, et sa oled minu elus olemas. Aitäh selle eest, mida sa oled teinud minu jaoks. Aitäh nendele sõnadele, mida sa ütlesid. Aitäh. Ja pane tähele seda tunnet, mida sa hetkel tunned. Ja kui see on selline meeldiv, soe, avar tunne, siis luba endal seda kogeda. Luba endal sellega koos hingata. Luba sellel paisuda veel suuremaks. Levida üle kogu su keha. Nii et sa justkui tunned, nagu sa oleksidki selle tunde poolt täidetud. See täidab sind. Et sa koged seda kogu kehas. Just praegu sa tegidki seda. Sa võtsid ühe kogemuse ja natuke pikendasid seda ja lubasid endal seda täielikult üle kogu keha kogeda. Aitäh, et sa tegid harjutust kaasa. Kui su silmad olid kinni, võid need avada. Tegelikult väga lihtne harjutus, kas pole? Kõige tähtsam element võib-olla selle juures on see, et ma üldse märkaksin head, et ma õpiksin seda tegema, isegi kui see pole nii väga harjumuslik. Ja teine komponent on siis see, et ma natuke pikendan seda head enesetunnet. Mitte, et ma hoian sellest 10 küünega kinni, ei, vaid et ma väärtustan seda. Ma ei hüppa sellest üle järgmisesse hetke, vaid ma võtan selle omaks, ma võtan selle täiesti enda sisse. Ja öeldakse, et piisab, kui sa mõned korrad hingad selle tundega. Võib-olla kuni 6 sekundit. Sellest täitsa piisab. Et sa tunned seda üle oma keha. Ja juba sa investeerid sellesse, et see sama hea enesetunne saaks sulle kättesaadavamaks ka tulevikus. Et see saaks isegi saada sinu omaduseks. Sa võid kasvada selliseks inimeseks selle tehnika läbi, kui sa seda kasutad. Ja võib-olla sa märkasid, et selles harjutuses oli üks elemente ja see oli aitäh, tänulikkus. Tänulikkus on midagi, mida me kogeme, kui me oleme päriselt kohal avatud südamega. See on hästi loomulik, inimlik tunne. Ja teadlased ütlevad, et inimesed, kes tunnevad tänutunnet ja seda ka praktiseerivad igapäevaselt, on õnnelikumad. Nad kogevad rohkem positiivseid emotsioone. Nende elus jääb vähemaks depressiooni, ärevust. Isegi nende tervis on parem ja sotsiaalsed suhted samuti. Tänulikkus saab päris mitmeti praktiseerida. Näiteks alustades väga-väga lihtsatest asjadest, kas või see, kui sa ütled kellegile aitäh. Ja oledki poes ja ütledki kassiirile aitäh ja naeratad talle. Tänad oma perekaaslasi, oma lapsi. Siin ei ole lõppu, sa võid tänada alla lõpmata. Kõrgem pilotaaž on tänada asju, mis ei ole võib-olla nii meeldivad, aga mis on siiski sinu elus. No näiteks, kui sa oled õhtul magama heitmas, sina tahad magama jääda, aga su mõistus on ikka veel aktiivne, siis selle asemel, et võidelda oma mõistusega ja öelda endale, et miks ma siin mõtlen neid mõtteid, ma pean magama, kuidas ma homme siis välja näen, kui ma ei maga ennast välja.
siis sa võid hoopiski pöörduda oma mõistuse poole ja öelda mõistusele, aitäh mõistus, et sa oled nii aktiivne. Mina tahan magada, aga sina veel töötad. Aitäh sulle selle eest. Või sa võid tänada ka oma emotsioone, oma tundeid. Isegi kui need on raskemate killast, võib-olla tunned ärevuse tunnet või süütunnet. Ja me ei tule tavaliselt selle peale, et neid tundeid tänada. Aga mina olen küll kogenud, et see on väga transformatiivne, kui ma pöördun selle tunde suunas ja ma ütlen, ma tänan selle kogemuse eest. Nüüd ma tean, kuidas tunneb ennast keegi, kes tunneb süütunnet. Või nüüd ma tean, kuidas tunneb ennast keegi, kes ei saanud seda töökohta, mida ta soovis. Nüüd ma tean, mida see tähendab. Et see ei ole midagi niivõrd isiklikkuse tunne, vaid et see on midagi sellist, mis meid ühendab inimestena. See on üldinimlik. Tänulikkust saad sa praktiseerida kohe hommikul ärgates. Näiteks mõeldes selle peale, mis on sinu elus juba hästi. Kas või see, et sa tegid oma silmad lahti. Või see, et sul on voodi, kus magada. Sul on soe tuba. Samamoodi võid sa õhtul tagasi vaadata oma päevale ja noppida üles need hetked, mille eest sa võiksid olla tänulik, mis olid nagu toredad hetked selles päevas. Võib-olla soovid isegi need kirja panna ja sellist tänulikkuse päevikut pidada. Üks väga tore väikene tegevus, mida ka soovitan sul kindlasti katsetada, on see, kui sa lähed jalutuskäigule, aga mitte tavalisele, vaid väga erilisele jalutuskäigule, kus sa paned ette metafoorsed sellised prillid, tänulikkuse prillid, nii et sa hakkad nägema oma ümbrust sellisel moel, et vaatad, et mille eest ma võiksin tänulik olla, mis on see, mis mind puudutab kuidagi, mis teeb mind kuidagi rõõmsaks. Ja võib-olla sa avastad, et kui imeline see on, et liikluses inimesed peavad liiklusreeglitest kinni, et tõesti autod jäävad seisma punase foori tule taga. Või kui kaunis see on, kui inimesed hoolitsevad oma maja, oma aedade eest, või kuidas tänavatele on pandud prügikastid, et me saaksime oma prügi sinna panna. Sellised väikesed asjad, mida me võib-olla igapäevaselt ei märkagi, saavad siis sulle nähtavaks. Ja ka siis, kui sa tunned seda head tunnet enda sees, sa saad tahtlikult sellega olla, sa tunda kogu oma kehas, võimendada seda. Mina oma peres praktiseerin ka tänulikkust, aga me teeme seda lastega koos ja õhtuti. Ja meil on selline harjutus, kus me püüame päeva pihku. Ja see on tore harjutus, et ma küsin oma laste käest, et mida nad kogesid selles päevas sellist, mis oli meeldiv ja tore ja õnne toov. Ja siis me püüamegi reaalselt need asjad niimoodi pihku, ükshaaval. Sageli lapsed toovad välja, kui nad on mingi hea kommi saanud, siis nad toovad selle esimesena välja. Ja siis nad räägivad, kui vahvaid mänge nad on mänginud päeval. Mõnikord on nii armas, kui nad räägivad nendest hetkedest, kus mina nendega olen olnud koos ja nad toovad seda väärtusena välja. Ja ma kutsun sind ka seda praegu kaasa tegema, kohe siin, et see ei jääks ainult üheks ideeks sinu peas, vaid et sa teed seda päriselt. Kutsun sind korra kogema selle päeva pihku püüdmise harjutust. Võib-olla sa soovid asetada oma käed praegu nii, et sa tunned ühte oma kätt. Võib-olla nii, et nad on kausselt üksteise peal. Tunnetad oma käsi, tunnetad oma sõrmi. Ja kui sa soovid, võid korraks silmad sulgeda ja küsida endalt, mida toredat olen ma juba tänase päeva jooksul kogenud? Mida sellist, mille eest ma võiksin tänulik olla, mis mind kuidagigi natuke on puudutanud? Ja need ei pea olema suured asjad, võib-olla see, et ilm on ilus, et sa oled terve, et keegi naeratas sulle. Ja iga sellise seiga meenudes pane üks sõrm peopessa. Kuniks sa saad kogu selle tänase päeva pihku püüda, isegi kui see on olnud lühike päev. Ja kui sa tunned, et on raske neid asju sellest ühest päevast leida, kiika eilsesse päeva ja leia sealt mõned asjad ülesse, nii et sa saad 5 toredat asja oma pihku püüda. Aitäh, et sa tegid seda harjutust kaasa.
On öeldud, et kiirem viis olla õnnelik on valida see, mis sul juba on. Ja minu üks õpetajatest ütleb, et Helena, kui sa oled elus, siis sinuga on palju rohkem asju hästi kui halvasti. Aga küsimus on lihtsalt see, kas mina oskan seda näha. Taoline tore tänulikkuse harjutus on sulle kättesaadav näiteks Vaikuseminutite nutiäpist, aga ka Vaikuseminutite kodulehelt vaikuseminutid.ee/harjutused. Sealt leiad sa veel teisigi harjutusi. Need on eeskätt sellised meelerahu ja kohalolu harjutused. Teadlased nimelt on seda ka uurinud ja kinnitanud, et me oleme inimestena õnnelikumad siis, kui me oleme päriselt kohal, selles hetkes, selle tegevuse juures, kus me parasjagu oleme, kui me oleme päriselt kontaktis sellega, siis on õnnetunne või selline kerge heaolutunne platsis. Mitte siis, kui me oleme oma uitmõtteid mõtlemas. Ja need harjutused soodustavad seda, et olla rohkem kohal enda elu jaoks. Niisiis, mida sa võid enda jaoks ära teha, olenemata sellest, millised on olud sinu ümber? Sa alati ei saa valida seda, mis sinuga juhtub, aga sa saad valida, kuidas sa sellesse suhtud ja kuhu sa oma tähelepanu suunad. Seega, sa võid valida, toetada ennast selle sisemise naeratuse kaudu. Sa võid valida, avaneda heale, märgata seda, pikendada seda, tunnetada seda kogu kehaga. Sa võid valida, praktiseerida tänulikkust ja kohalolu oma elus. Ja pea meeles, tasakaal on peaasi.